No tere, tere, oleme siis laivi jõudnud vist või? Minu video näitab küll jälle video is starting, aga eelmine kord ma vaatasin, et kui ma ootasin, siis see aeg oli kõik tühi aeg. Et nagu ikkagist ta justkui filmis. Aga kurat seda teab. Et Marti ka kohal uuesti. Marti läks ka laivi. mul on ka mingi uus kiri seal ekraani peal, ma ei tea, share to group, ma ei tea. Share to group, no ma ei tea, mis gruppi sa jagad saad. aga jah, oleme siis oma uues kontoris, elame sisse siiagi. Marti hakkan harjuma. Marti hakkab ka harjuma, et ta on 2 nädalat või 1,5 nädalat juba käidud. jah, ta ei käinud jaanuaris tööl alguses. Ja Marti on nii rikas, et ta ei pea aasta alguses ei pea tööl käima. Täna oli hea vaadata kontori aknast, kus terve Pärnu maantee dukt oli lihtsalt seisis hommikus nagu, et ja siin on tööl juba või? 9:30 hommikul nagu, et oli nagu hea olla siin. Ei pidanud autos ootama. jah, ma tegin ka autos tööd tegelikult juba, ma olin objektil 40 minutit varem. Meil on siin kellasassi või? Luminori tassid, Martiga joome, tervitus Luminori tüdrukutele. Igatahes teeme siis avapuhku ära, et nagu ikka, loopargi.ee on meil 9 katusekorterit müügis, nüüd 8, 1 on bronnitud ja tegelikult võll on kohe tulemas. Võib-olla läheb 1 veel kohe ära, nii et siis on juba ainult 7 alles. Et palju meil neid ei ole, nii et ja miks need müügid nüüd hakkavad tulema, on see, et me kogu aeg oleme arvanud, et kui karbid saavad valmis nii-öelda valgel kujul juba. Karp saab valmis ja seest ka tegelikult. No seest ma mõtlengi, valge karbi kujul saavad korterid juba valmis, siis inimestel tekib füüsiline taju, kuidas ruumid täpselt on, suurused, kõrgused, kõik asjad, et siis on lihtsalt asju, mis on müüa. Kontrollimas veendumus, et nad tahavad seda osta ja tegelikult ju ongi kiirelt tegutsenud praegu. Ei, seda küll, aga lihtsalt paberi peal ongi katusekorterid võib-olla keerulisem ka müüa kui klassikalist paneelikat aina, mida uus 2 nädala pärast saab siis tulla juba rohkem korterid valmis ja rohkem vaatama. Mitte 2 nädala pärast, vaid veebruari keskel umbes teeme uue kliendipäeva. No ja 2-3 nädalat oli see lõpuks. Igatahes selle mõiskame välja. Ja teine äge projekt on siis, minge vaadake, kes tahab sõbraga paaris majat ehitada, siis on mul täitsa üleval ka. Minu nime on leiate KV-st igalt poolt sitist Kinnisvara 24-st üles. Männide 14 arenduses on meil kinnistud juba täitsa valmis. Paaris maja, 175 000 ja tegelikult teed ja kõik trassid on vallal üle antud, ehk siis valmis projekt. Sina teed ainult ehitusloa ja hakkad ehitama. Et see on nagu oluline info, et see ei ole mingi poolik asi. Kevadel võib olla palju minna ka, aga ega Sakus talv on ehitada ka, et saaks ehitada. Talv on parim aeg ehitusloa taotlemiseks. Et see võtab ka tegelikult Q2-3, oleneb vallast. Ametnikud on puhanud jõulupuhkus seal. Et kõik on läbi. Vaat sul on see ekraan palju suuremalt kui meil, aga mulle meeldib see ka. Ja nagu ikka siis täna on meil mingid alateemad ka. Mina panin endale Moblasse kirja, et äkki sa, Marti, tahad siis alustada oma selle mõne uue objektiga, mis sa siin tahtsid välja tuua. Jah, mõned objektid, mis sai müüki pandud, et no Pael on 25, eks igaüks saab ise guugeldada tausta, aga see on siis maja Lasnamäel, mille katusekorrus ära põles ja nüüd soov on üks 2-toaline korter seal ära müüa, aga selline segane olukord mõnes mõttes, aga samas nagu selge, et katust ei ole, katusealust ei ole, korterit reaalselt ei ole, seinu ei ole, aga õhku müüd, nii lihtne ongi. No värske õhk on seal küll jah. Värske õhk, seal ei ole mitte midagi. Ei pea ventileerima midagi. Ainult korteri omandid paberi peal, et äge olukord. Korteri omandid müüme jah, ja lootust ja usku, et see spekulatsiooni. Kindlustus ja ühistu saavad kokkuleppele, et saaks taastatud see katusekorrus ja saaks inimeste elu edasi liikuda. Ma panen enda selle siia. Et panin kuulutusse nagu pildid nagu eelnevast korterit, mis seal kunagi oli ja väga suur huvi oleks osta see korter paljudel 50 000 eest, nagu me seda müüme. Aga kui me selgitame, et seal ei ole päriselt selline korter, siis on inimesed väga üllatunud. No ilmselt arvad, et kõik asjad on odavamad, kui mingi krutskit ei ole. Ei no, et see on lihtsalt nagu mingi selline kiirmüügi hind, et midagi sellist. 3 korda odavam. No jah,
mis seal reaalselt on täna, 150 000 on tegelikult see 2 toolise hind. 140-150 000 võib-olla küll. Ta on hästi suur korter, nagu mingi 50 ruutu läbi 2 korruse, vaatega sinna, ütleme siis õhtuse päikese poole, et maja see üks seinaosa on olemas, korteri üks sein on olemas. Minge vaadake, Pae 25 on aadress. Et kõrval on see paepark ja kõik nagu ühistransport. Ära nüüd üle ka reklaami, see on täielik spekulatsioon ja lihtsalt keegi ei tea ja hooma nagu, kas see üldse kunagi korda saab ja kui ei saa, siis ja oluline info on veel see on ju, et korter tuleb ka ise veel üles ehitada pärast. Jah, must karp ja et sa saad ainult musta karbi aga saad tühja pööningu põhimõtteliselt. Ja vaadetega. Et kui on tunne, et tahaks nagu sellist riskidega objekti, siis saab osta hea hinnaga. Mis sa arvad, kas sa võrdled seda selle ostmist versus Bitcoini ostmist täitsa üks prompmõte? Kumb on tõenäolisem, mis tõuseb järgmise aasta 2-ga? See katusekord on nagu käega katsutavam. Kuidas see on käega katsutavam, kui see on nagu õhte? Lähed siin ja põrand on olemas juba vähem. Põrand on olemas, jah. Põrand ja üks sein on olemas. Bitcoini hinna tõus, see sõltub nagu maailmamajandusest. Ma ikkagist spekuleeriks. Aga ei, kellelgi on see kindlasti hea asi ja keegi kaupleb rind alla ja ostab need kõik kokku sealt. Neid on palju müügis olnud. Mis sul veel tuli? Seal ei ole peaaegu midagi müügis rohkem. Vahepeal oli neid päris palju. Eelmine aasta poole peal seal vaatasime mõnetan. 1-2 on seal müüdud 50 000 eelmine aasta. See on siis allpool korrusel. Seal täna vaatasin ühte remontivaat korterit Pallasti tänaval 2-toaline, selline suurem, vist oli 48 ruutu või nii, et kes tahab remonti teha, siis küsige 105 000 tuleb hinnaks ja suurusjärk on 105 000 praegu jutuks olnud. Parkimine ja panipaik ja täitsa nagu hea korteri saab ma arvan sealt. Ja siis niuke väike Liivalaia tänaval selle Luminori vastas ühed on korter, et ma teagi, tõenäoliselt pean enda otsa vaatama või peeglisse või kuhugi, et ma olen seda korterit seal nagu üürile andnud nagu aastaid ja siis nüüd võtsin uuesti ühendust korteriühistuga, et nagu kuna me hakkasime müüma seda, et kas meil on nagu võib-olla panipaik ka ikkagi nagu olemas, kuna omanik ei teadnud, kunagi ta minust ütles, et ei ole lihtsalt on ju. Ma mõtlesin, et ikka küsiks ühistust üle. Siis vanahäda käis keldris ringi ja suurelt ukse peale kirjutatud meie korternumber ja tõenäoliselt meil isegi võtmed olemas, et me saame sinna minna. No näed. Nüüd siis mingi aastaid hiljem saime siis leidsime ka panipaiga üles. Kas leidsite või polnud kunagi ise käinud vaatamas? Mina ei ole käinud vaatamas. Omanik ütles, et ei ole nagu. Ta pole lihtsalt kasutanud. Tema ostis tõenäoliselt niimoodi, et talle öeldi, et ei ole. Ja ta ei läinud otsima, ta oli välismaale. Tuleb tavalukk läbi lõigata ja käib oma lukk peale panna. Meil on vist isegi võtmed olemas, meil on kuskilt pundis mingid võtmed aga vaatame. Aga selline uskumatu lugu jah. Panivaik on tegelikult lisaväärtusena hästi suur asi tegelikult eriti väikeste korterite puhul. Kesklinnas ka. Kesklinnas siganes rattad, autorehvid, moosipurk ei hoia täna keegi eriti enam, aga kola, kila ikkagist saab ära viia, et see on suur väärtus. Naabrid ja ühistu ei vaata üldse hästi, et mingit jalgrattast koridori peale hoida nagu kirikusid või midagi sellist. No seda jah, ei lubata tegelikult kuskil, isegi kui need trepikojad on tänapäeval hästi suured, siis ikka ei lubata. Et on tehtud selle jaoks eraldi kohad. Huvilisi on nagu käinud, aga praegu on selline huvitav olukord, et müüjate jaoks tundub, et liiga kiiresti on huvilisi tulnud ja on tehtud selline 5% madalam hinnapakkumine ja ma ei tea. Okei, see on jah suke objektipõhine teema. Võtame pigem teemad, mis inimesi huvitavad. No räägi. Et meie portfeli huvita kedagi, on ju. Mind huvitav ja teisi huvitav ka. Ei, tegelikult huvitab jah, aga me järgmine kord võiks kuidagi mingi pildiga panna, muidu inimesed ei saa aru, millest me räägime. Aga ma tahaks Marti esimese teema tuua meile välja täna, ma panin siia kirja ka, et kas kinnisvara on 2026 aastal jälle tavalise inimesele kättesaadav? Mis sina arvad? Et kui kättesaadav on täna, võtame siis teise järgu korter ja uusarendus, et jah, mida sa näed nagu? Ega klientidel peab ikkagi see raha olema kuskilt
nii-öelda oma finantseeringus on tihti nagu murekoht nagu et küll on ka seda, et pannakse nagu vanemate lisatagatist, vanavanemate vara ei võeta lisatagatiseks ja või siis vanemad on andnud raha ja ise on kogutud natukene. Summad on tegelikult ikkagi nagu tahavad 100 000 korterit, sul peab mingi 20 000 olema oma nagu vahendid. No jah, võiks see on suke hästi turvaline, tegelikult saab 10% ka on ju. 10-20%. Ega seda raha nüüd inimestel ma arvan väga palju juurde pole tulnud nagu aja jooksul nüüd viimastel aastatel. Kuna igale poole ainult läheb nagu rohkem välja nagu seda. Ma isiklikult arvan sama asja, et tegelikult tavalise inimesele, kes on tavaline inimene, mitte keegi on ju, kõik on erilised oma peas. Igatahes Pärnu maantee silla peal saab lausa keegi trahvi. Et mina isiklikult arvan, et kinnisvara muutub aina keerulisem on teda osta. Ehk siis on ikkagi see, et kinnisvara just kui tavalise inimese jaoks läheb aina kallimaks selleks, et inflatsioon ja kõik muu on viimaste aastate jooksul nii tugevalt, et tegelikult inimestel need säästud kuluvad nagu muu tühja tähe peale ära. Kas tühja tähe peale ka elamise peale? Elamise peale nii-öelda, jah, see ongi tühi tähi, see on nagu kulu lihtsalt poodi veitsu paberi peale. Asja ostma, no täpselt. Kõike muud on ju, seal läheb ka riided ja tennis käia ja ma ei tea. Jah, et see lihtsalt kulub ära ja tegelikult need, kellel finantskäitumisena ongi nagu keeruline, et neil ei ole harjumus säästa, siis see oma kapitali saamine on väga keeruline. Et vaata, ma tahtsin sulle siin teistele ka rääkida, enne kui ma ära unustan. Et kui see arendus näiteks Reterra tegi ägedalt 10 aasta kokkuvõtte nende kõige eelmise aasta müüdavam asi oli siis Raemõisa arenduses. Nad müüsid, aga üle Eesti nad müüsid kokku oma projektides 140 midagi korterit. Meil nendes numbrites natuke eksida, aga numbrid olid suured, oli Eesti 3. Siis seal nad tegid statistiliselt kokkuvõtet, kus müüdi kõige rohkem kortereid, oli Raemõisa, aga keskmine ostja oli, see on see, mida ma tahtsin öelda, 38-aastane. Nemad müüsid Raemõisad kõige rohkem kortereid. Jah, nende projektide osas jah. Ja aga ma tahtsin selle vanuse juurde just jõuda, et tegelikult ma ise ka näen seda, et täna kui ma müün kodusid turu peal, siis tegelikult keskmine ostja ongi minu vanune 35 ma olen vanem, aga 35-40 aastat on ju, mida ma tahan ka öelda, et see on ajas kogu aeg kasvanud, vanasti ostsid nagu, siis vanasti saadi üldse korterit teistmoodi on ju, aga varem oli korter või nagu inimesed olid nooremad nii-öelda ostjaskond. No osade võib-olla suuremate majade ja võib-olla suuremate korterite puhul, mis on võib-olla vanemad korterid, on ikkagi see, et vanemad inimesed elavad ja neil ei ole enam vaja nagu suurt elamist. Seda ka nad ei vaheta. Nagu, aga ostjana ikkagi kipub olema jah, selle noorema põlvkond nagu, ütleme siis alla 40 võib-olla võiks siis öelda. Jah. Ja päris noor, ma arvan, et ei taha väga osta vanemat korterit, jah, hinnavahe on päris suur. Aga see palk nagu ikkagi võimaldab, vanemad toetavad võib-olla mingi kas kinnisvara tagatisega või rahaga, siis nad ikkagi ostavad uuema korteri, võimalikult uue korteri. Jah, täitsa nõus. Ja natuke nagu selline võib-olla ühiskonna surve, et kui sõbrad on ostnud uued korterid, siis nagu ei taha osta nagu vanemat korterit. Ja, no see on see võrdlus, kõik võrdlevad üksteisega üksteist ja siis kuidas ma olen kehvem. Naabrist parem efekt tekib alati enam silmst. Jah. No nii on, igatahes huvitav mõte, minu mõte on siis see, meil suht ühtivad siis Marti, et selles mõttes nagu põnev, midagi ühtib ka meil jah. Et okei, järgmiseks, sul on ka mingi mõte, mis sa tahtsid jagada teemana? Kohe ei tule või? Sa ei lubanud? Okei, nüüd võid vaata, nüüd ma olen laivis, ma teiste eest luban. Aga teine küsimus on, et mis teeb 2026, et kas on pigem sinu hinnangul täna siis niimoodi, et pigem üüritakse või tahetakse osta? Ma ka eelmise teema lõpuks, et me võime oma pankade partneritelt võib-olla küsida, võib-olla neil ongi selline informatsioon, mis on see keskmine vanus laenu taotlejate nagu, või seda lihtsalt järgmiseks. Kui nüüd teevad statistikat uurime, pane kirja endale. Panen kirja lausa. Muidu unustad ära. Me uurime teile järgi ja siis te saate teada sellepärast, et sellised pisidetailid tegelikult mõnikord mängivad suurt rolli.
aga noh, lõppkokkuvõttes pole vahet, kes sul ostab, kas ta on 70-aastane või 18-aastane on ju, lõpuks ost on ost on ju, kirja läheb ta ühtemoodi ühe numbrina, mis oli tehingu hind. osadel on ikkagi ka see, et neil on mingi vana kinnisvara. No müüakse maha. Kas saadud nagu pärandiks vanematelt või kunagi tõesti ostetud on ju, mingisugune laenujääk on veel on ju. Väike, et see aitab nagu selle uue ostmist nagu finantseerida. Kindlasti. Et seda, et jäetakse nagu üürile, noh, alati ikkagi ei ole enam seda pole nii palju kui varem oli nagu. No nagu ma kuulasin kinnisvara jutte, siis seal oli hästi öeldud, millega ma olen täiesti nõus ise ka, et see üürikorteri ostmine on täna nagu turu peal ära kadunud, on ju, et noh, kõik ei räägi sellest enam, et 4 aastat tagasi oli siin siuke seis, et taksojuht ka ütles sulle, et millisest korterit ma ostma peaks, on ju. Kellel on ikkagi nagu ütleme suuremates summades vabavahendid, need nagu ostavad. Teevad kogu aeg äri. Kellel nagu ikkagi mingi rahalised või laenuvõimalused on, siis nad ei pruugi seda teha, kuna kuidagi seda tootust nagu ei ole ja muresid võib olla rohkem kui võib-olla nad tahaksid. Kusjuures mina ei saa sellest aru, kuradi, kui sa ostad kinnisvara, on ju, siis kõige lihtsam on mõelda niimoodi, et kui sa ostad selle pikaks ajaks. Et kas see tootlus on sul, noh, ma olen lihtsalt väike investorite kogukonnas, ma kuulen seal kogu aeg sellist, no alla 8 ei lähe, et noh, enamus jäävad 10 lausa taga, on ju, et ja kui sa Tallinnast väljapoole lähed kuhugi Kükametsa, on ju, siis tegelikult tahaks 12 saada juba, on ju. Et noh, täpselt, et tegelikult nagu Tallinnas uusarenduses 5 kätte saada elukondlikust rääkides on nagu väga hea, on ju, justkui. Samas, kui sa teed nagu lollikindlalt seda äri ja sa leiad sinna nagu mõistlikud üürnikud, siis sa nagu aastaid nagu mureta, et minu arust nagu kogu aeg mõeldakse üle sellel teemal, et kinnisvara ostmine ja välja üürimine on mingi suur nagu peavalu. Ja kogu aeg tahetakse ikkagi nagu kasumis olla, plussis olla. No, plussis on hea olla, aga kõik on ju kuulnud, et kõik on nii hästi teeninud ja kogu aeg on kõik plussis ja lõpuks sa teenid ka ainult siis, kui sa ostad selle kas või madala tootlusega ära ja hoiad seda 7 aastat nagu ja siis sa teenidki raha nagu niiseks, et kui sa ei osta, siis sa ei teeni midagi. No kui sa räägid sõpradega, ma ei tea, saunas või kuskil seltskonnas, et ma ostsin, ma ei tea, 2020 omale mingi korteri, tänaseks on hind 30-40% tõusnud on ja et kurat, ma tegin ikka hea investeeringu ja siis hakkad täna arvutama, tahad ka osta, siis on sul suhteliselt keeruline sellised numbrid saada nagu võimatu tõenäoliselt. Kusjuures see oli hea teema, et jällegi seal juttudest tuli välja, et neil oli, ma ei tea, kas neil käis see juba läbi või oli küsitlus või mingi asi, et kas oma tootlust arvutada täna, see on puhtalt minu isiklik nagu seisukoht, kas tootlust arvutada täna nagu ostuhinna järgi või turuhinna järgi. Nüüd minu loogika ja minu pea ütleb seda, et kui ma ostsin mingi asja kunagi 10 000 euroga ja ma ei ole sinna rohkem sentigi pannud, siis minu jaoks see hind on kogu aeg 10 000 eurot olnud. Et ei ole see, et 10 aastat on mööda läinud, nüüd on turus näiteks oletame, et see objekt on tõusnud 40 000 peale, et ma peaks selle üürihinna nagu korrelatsioonina vaatama nagu tänapäeva turuhinna suhtes, et kas see tootlus on ikkagi piisavalt hea. Et tegelikult kui me võtame Kiyosaki, kes ei ole Kiyosakit lugenud, lugege kindlasti Rikas isa vaene isa, et see on väga hea raamat, lihtsalt aru saada, kuidas maailmas asjad toimivad, tulge meie kontorisse lugema. Aga igatahes loogika on see, et lõpuks ongi küsimus selles, et kui sul on tegelikult oma raha väljas, siis see on lõpmatu tootlus. Aga kui sa kogu aeg jäid kinni sellesse, et sa oma turuhinna vastu nagu oma seda tootlust arvutad, siis tegelikult ongi see, et see tootlus on sul nagu kogu aeg madal ja võib-olla vahepeal turg mängib nii palju, et ta kukub, siis see tootlus on nagu ülimadal. Et noh, mina leian isiklikult, et ostuhinna vastu alati selleks, et nii on, nii palju raha, kui te sisse olete pannud, see on see summa, mille vastu te nagu oma tootlust arvutate. Vahet pole, kas see on 10-15 aastat mööda läinud või ei ole. Aga see on puhtalt minu seisukoht, et ma tean, et on täiesti erinevaid Exceleid olemas, nii et jah, nii on igaühel oma. Ma arutlesin võib-olla ka sinuga kellegi kuskil, et ongi 5-10 aastat tagasi mingi korter ostetud, tänaseks on tegelikult väärtus päris palju tõusnud, üüritulu on ka saadud. Lähi võib-olla 5 aastal ei pruugi hinnad nagu mingit tõusu teha enam on ju, et võib-olla oleks õige aeg nüüd sellised asjad ära müüa nagu tulu on nagu saadud. Võib-olla kuskile mingi uus asi otsida endale asemele näida. Et siin Ilvi küsib, et rääkige rohkem sellest ridaelamu boksidest, et millistest ridaelamu boksidest, et
äkki sa saad, paarismajad on mõttes, mis Sakus rääkis. kui sa mõtled jah, Saku kinnistuid, kus on paarismajad, mitte ridalamuboksid, siis nendest võime rääkida küll. Aga ole hea, anna teada, kas need on need ja siis saame rääkida. Jaa, ühesõnaga minu hinnangul ka tegelikult hästi palju on ka dilemmad seda, kus ma turu peal kokku põrkan sellega, et inimesed räägivad, et üüriturul mul on üürida palju lihtsam kui osta, siis ma ei ole üldse sellega nõus, olles täna isegi ikkagi kinnisvara vahendajana 11 aastat tegutsenud, siis vahendajana, mitte vaenlane, kinnisvara vaenlane, siis tegelikult ma ikkagi näen seda, et kõik, kes ostavad endale midagi koduks ja täna Eestis veel on ülilihtne tegelikult üldse kinnisvara osta, see protsess on minu arust nii läbinähtav, nii lühike, kuu aega maksku kõik asjad ise korralikult ära teed, esitad pangale nii-öelda taotlusest tulenevalt küsimustele, mis mõnikord pangad küsivad, sa pead küsima vastustele, andma vastused. Mõnikord lihtsalt mõned kliendid, ma tean, saavad panga peale pahaseks, kuna nad küsivad mingi küsimusi ja ütlevad, et mis õigusega nad küsivad, et kui sa ei vasta, siis sa lihtsalt ei saa nagu laenu neilt ja nii lihtne ongi, on ju. Et pangad neid küsimusi tegelikult ise välja ei mõtle, et neil on kõik maatriksite poolt ja seadusandlusest tulenevalt paika pandud. Eks nad on ikka need välja ka natuke jah, aga sellegi poolest, kui neil mingid kahtlused tekivad, eks nad siis küsivad, aga lõpuks nad ei küsida sellepärast, et hullult sinu elu järgi nuhkida, vaid on jälle üks linnuke kirjas, et neil on tehtud ja nad kaitsevad sellega ise ennast. Ma arvan ka seda, et inimest nagu mõtlema panna võib-olla teatud küsimustele rohkem ja riskida ka mõelda, mitte ainult tänasele võib-olla heale numbrile, mis seal mingi tootlus või mingi asi on ju. No see Euriboriga on hea näide, on ju. Mul tuli eile mingi, et Euribor tõusis, ma ei tea. No see on mingi kaduväike, et see tõuseb. Ikkagi tõusis, kogu aeg räägid, et langeb. No see statistika on, kus me käisime, kus pangas me käisime, ma käisingi Luminor pangas ühe korra, kui nende analüütik ütles, et ajalooliselt on niimoodi, et kui öeldakse, et Euribor hakkab täiega langema, kõik profid nagu, kes teevad analüüsi, siis ta tegelikult on alati tõusnud ajalooliselt ja kui hakatakse rääkima, et ta hakkab tõusma, siis ta alati langeb. Et tegelikult täppi pannakse nagu üliharva ja nii on päris eluga ka, et tegelikult ei tea mitte keegi mitte midagi, kõik võivad ainult projekteerida ja mõelda, et nii saab olema, aga kes täppi paneb, turu järgi saab natuke nagu trende vaadata ja teha, aga lõpuks tõelist tõde ei tea keegi. Täna võib-olla siis ka nagu ostjad, ma arvan, et eelmise aastaga on suuremad nagu ehmatused nagu üle elatud ja inimesed on nüüd tõenäoliselt nagu kannatlikult oodanud ka päris kaua, aga neil on tõesti ostu nagu vajadus on nagu niisama väga ei osteta ja müüda, et ikkagi vajaduspõhiselt nagu, et sul on vaja ühte tuba juurde, sul ei ole vaja enam suuremat elamist maja. Et seda, et mul on nüüd lihtsalt seda, et mul on nüüd lihtsalt vaba raha ja ma tahan osta midagi, ütleme, et see protsentuaalselt on ikkagi vähem väike nendest, kes ostavad nagu. Kusjuures mul 25 aasta oli päris palju tehinguid võrreldes teistega seda, kus downgrade'iti nagu ostetigi väiksem kodu. Minu portfellist käis läbi vähemalt, et oligi inimesed müüsid oma kodu ainult sellepärast, et lapsed on välja kolinud, kõik on suureks kasvanud, üksi elan siin suures lahmakas, näiteks paar maja oli ja paar suuremat korterit ja et ostan endale 2-3 toalise väikse, kus ma saan üksi elada, võib-olla üks garderob või kontor ka, praktilise lahenduse ja tegelikult tehtigi see switch ära ja tegelikult müüsime ja ossime, et mul oli eelmine aasta, ma arvan, 3-4 sukest sellise põhjusega tehingut, et taheti just nagu madalama, võtta siis väiksem kodu. Kommunaalarvetest ma mõtlen praegu, et mul on 1 või 2 objekti oli ka sellised, et inimesed müüsid tegelikult ainult kinnisvara sellepärast, et kommunaalid on mõttetult kõrged või nad tulevikus lähevad, kuna ühistu plaanib laenu võtta. Et täna ma olen mõne ma olen seda paar korda arutanud ka vaata, et täna mõndadel investoritel on selles mõttes nagu mõttekoht, mina vähemalt mõtlen niimoodi, et oma vana kinnisvara tuleb ainult selle pärast maha müüa, mis sest, et isegi heas asukohas on, et teha vangerdus sellepärast, et need kommunaalid ilmselt tulevikus saavad veel kõrgemad olema ja see ei konkureeri turuga ja tegelikult see viib selleni, et su üürihind on madalam, sul on raske üürnikku leida, su vakants kasvab ja kõik see läheb nagu keerulisemaks ja lisaks, kui sa ei tee selles korteris nagu mingit
upgrade'i ka nii-öelda remonte , vaatasin siis on see nagu ülikeeruline üldse leida sinna abi , varsti panedki ainult töömehed sinna . korter , mis remonti vajab , on remondifond 1 euro täna kogutud . jah , nii , maja on korrast ära . noh , korteri saab ise korda teha . aga kui nüüd maja hakatakse korda tegema , siis on minimaalselt 2 eurot tuleb ruutmeetri kohta juurde . siin mõnes majas on isegi jutuks olnud 3 eurot remondifondi nagu number . jaa , ma tean jah , see on päris suur , päris suur 50 number . ruudune korter , su remondifond on mingi 150 , 200 ja muud kulud sinna juurde tulevad veel 100 , 150 . et varsti on kahetoalised korterid 300 euroste kommunaalarvetega nagu . no mul on üks hea näide sulle kohe tuua siin , ma tegin lahti selle , ma kohe ütlen sulle , mis see osakaal on . mul on üks üürikorter , kahetoaline suur korter on ju 52 ruutu . noh , justkui suur , tavapärasest suurem . ja tegelikult on niimoodi , et arve on talvel näiteks 190 , siis sellest 120 eurot on remondifond . maja on renoveeritud . täiesti , noh , kõik on uus , 2,3 euri ruut on ju . see on väga hästi , kui maja on renoveeritud . ei no ma saan aru jah , aga lihtsalt kui sa näiteks ka selliste objektide puhul , kus mul on ilus maja , ilus korter , ilus trepikoda , kõik on uus kuur ehitatud , kõik on uus nagu , äge nagu uus maja põhimõtteliselt . aga kui sa näitad kommunaalarvet ikkagist inimesele , siis üürnik vaatab seda sellise pilguga , et mis asja , et kommunaalarve võiks 70 eurot olla , aga nüüd ma hakkan remondifondi maksma 121 eurot või , et noh . aga samas , kui sa võtad sama suure ruutmeetriga mingi teises majas korteri , siis need arved ongi sellised , on ju . et lihtsalt ma tahangi öelda , et turul tegelikult ikkagist hästi palju reguleerib inimpsühholoogia ja see käitumine , kuidas mõeldakse asjadest . ja sa ei saa seda nagu ümber rääkida , sa ei saa panna paberile , et näe , see on see loogika . et ratsionaalsusega ei ole suures plaanis mitte midagi pista . sellises olukorras , kus on 120 eurot , noh , võib-olla , et üürile anda , siis peab nagu omanik tegema teinekord kompromisse nagu . osaliselt ise maksma remondifondi või siis mitte . noh , ta ei ole nagu selles mõttes proportsionaal , noh , ta ei ole ju tegelikult turu keskmisest kommunaalarvest väljas , et see ongi see point , et kui sul on teine , täpselt , et miks me peaks siis alla tegema , et aga see on see psühholoogiline motivatsioon jälle on ju , et ma annan sulle , ma ei tea , maksan 30 eurot ise , sina maksad 90 eurot , et selliseid asju turu peal on hästi palju ja ma tahangi öelda seda , et kui teil investoritena on võib-olla selliseid olukordi , kus te näete , et teie kinnisvara hakkab nagu vananema selle koha pealt , et kommunaalid kuidagi ei jookse loogiliselt välja ja seal on nagu tulevikus ka mingid laenu võetakse ja kõik läheb kallimaks , siis see lihtsalt ei konkureeri enam selleks , et uusarendusi ja kõike sellist tuleb nii palju peale ja see tuleb ka tulevikus kõik üürile ilmselt mingis osas , siis sul lihtsalt vakants vana kinnisvaraga suureneb või siis ongi see , et nagu ma täna hommikul käisin Lasnamäel , 3-toaline 9-kortne maja on ju , 3. korrus , kõik nagu vinks-vonks . maja fassaad on ka korda tehtud , üürikorter , ilmselt läheb üürile 600 euroga töömeestele , kus pannakse 6 inimest nagu elama naridega . no aga sellest tulenevalt sa saadki 600 , et ja, ta on nagu töömeestel . täpselt on ju , aga ta on ka juba väsinud korter , aga nüüd kommunaalidest rääkides . 450 on ju . jah , muidu oleks 450 jah , 500 ja , aga nüüd kommunaalidest rääkides , siis kommunaalid on fikseeritud 300-ga . iga kuu kogu aeg , suvel , talvel 12 kuud järjest . kelle poolt nüüd fikseeritud ? noh , omanik soovib nii . et ilmselgelt need kommunaalid ei ole seal nagu nii kallid , teades 9-kordsed Lasnamäe maju , siis need lähevad talvel 200 on ju . et siis ta saab 100 eurot justkui sealt ka nagu väikse ta ei pruugi saada , see 6 meest tarbib ikka vett , elektrit ka oluliselt rohkem kui 2-3 inimest nagu . seda küll jah , aga no see vesi ja elekter , ma ei tea , kui palju ta nüüd kallimaks läheb , aga igatahes nii on , aga samas kui 6 meest tarbib rohkem , nende lepingus näiteks ei ole kirjas , et kui tarbitakse liiga palju üle , siis noh , siis on jälle nendel kahju , on ju , et ju ta siis on arvutanud välja , et 6 mehega oleks okei . igatahes igasuguseid väikseid krutskid turu peal on ja seda nagu iga päev läbi mõelda . meie neid Martiga kogu aeg nagu turu peal siin ja seal näeme ja mingid oma loogikaid , kuidas inimesed asju teevad . et täna oli näiteks küsimus , et kui sa oled firmana üürid on ju , et kumb on parem , kas tähtajaline või tähtajatu on ju , et sa oled üürnik või ? no kui sa oled üürnik jah ,
et minu hinnangul üleüldises mõttes täna, kui sa üürid korterit, siis mulle isiklikult, see on puhtalt nagu veidikene isiklik selline seisukoht, kui sa oled mingi noor, üksi elad, võib-olla kaksi, siis on tähtajatu nagu võib-olla parem selleks, et sul on lihtsam seda lõpetada, lihtsalt annad teada 3 kuu ette teatamisega, leping lõpeb ära. Ja kui omanik normaalne on, siis tegelikult saad 6 aega välja. Aga tähtajalise lepingu puhul on oluline see, et sul on justkui see mingi kindlus rohkem, kui sa oled võib-olla perega, sa tahad tulla, ütled, et kuulge, ma tahan siin 4 aastat elada või 3 aastat, teeme aasta kaupa vähemalt, et ma ei saaks 6 kuu pärast mingit kirja. Aga aasta pärast võib see omanik öelda sulle, et ma samadel tingimustel jätkad. Ei, ta võib aasta jah, aga see on piisavalt pikk aeg, et sa saad vähemalt aasta ära garanteerida, et aga tähtajatu on ikkagi 3 kuud, on 3 kuud. 3 kuud on nagu keerulisem, aga ütleme, et ma saan aru, miks mõned inimesed eelistavad tähtajatut. Inimesed saavad nagu kokku lepitud. No mõistlikud saavad alati. Tavapärane ongi nagu 1-kuuline ette teatamise aeg tegelikult. See on lihtsalt, see on lihtsalt hea tava. See on hea tava. Aga seda ei pea tegema. Aga ei pea. Et see tihtipeale ei pea tegema. Ongi omanikuga nagu vaidlused, mis me siis nüüd teeme või nagu hakatakse nagu pahameelt väljendama, et üürnik nüüd tahab 7. kuul ära minna, kuna ta läheb teise linna või riiki või. No ja elus muutus midagi ja siis tahetakse kinni hoida nii-öelda 5 kuud. Jah, et selles mõttes tähtajatu on nagu jah, 3 kuud annab teada, aga tihti ei tea keegi, mis 3 kuu pärast on. Teatakse 6 aega, või 2 kõige rohkem on. Et parem üürnikuga lihtsalt leida kokkuleppe, otsida uus üürnik ja pole mõtet nagu hulluks minna nende tähtaegadega nagu. No see juba ainuüksi siis see näitab seda, et tegelikult kõik taandub inimsuhetele, et lepingutes ei ole kunagi miski nagu igavene, et kõike võib vaielda, kõike võib eraldi kokku leppida, uusi kokkuleppeid teha, et kui teil on tähtajaline leping, siis te võite alati leppida kokku midagi muud, kui seal lepingus on, kui te olete mõlemad nõus sellega. Tähtajatu puhul ka. Üürniku huvides võib alati teha kokkuleppeid. Üürniku huvides. Jah, aga üürniku kahjuks ei tohi kokkuleppeid teha. Jah. See ongi meie seadusandlus. Jah, okei, see oli hästi öeldud. Nii et jätka see lause meelde. Et kokku võib alati leppida, jah. Okei, oota, mul oli üks mõte siin veel, mis ma tahtsin. Mis sina arvad, et kas Tallinn versus muu Eesti, kas lõhe süveneb või tasandub, et siin on nagu mõeldud pigem nagu väikseid teisi linnasid silmas, et mina isiklikult täna turul näen hästi palju seda, et Eesti arendajad on nagu hästi julgelt minemas teistesse linnadesse, ma ei tea, võtame ainuüksi Haapsalu, et minu arust Haapsalu oli üle-eelmine aasta mingi räige arendusmeka, et seal nagu, ma käisin seal väljasõidul ka veel, et seal nagu iga nurga peal arendati mingit väikest kortermaja, millest nagu kõik ei teagi, et siis mõttes need on lihtsalt KVS korteritena üleval. Kui palju see müüdud on, seda me ei tea. Meerenholm on see kõige kuulsam seal Poolsaare peal, et seal nagu läheb hästi. Aga see ongi nagu selline vara või selline asi, mille ostab, kellel on juba varem ka juba elukoht olemas. Ja, ei seda küll, aga sinna ostasin niikuinii väga paljud investorid lihtsalt, see on lihtsalt eriline koht Eesti mõistes. Aga ma pean nagu nüüd silmas mitte ainult Haapsalut, vaid näiteks kui ma käin ka Pärnus päris tihti ikkagi aastas mitu korda, kuna mul elavad seal sugulased ja nii edasi, siis ei ole tihti aastas mitu korda. Ei tihemini kui keskmine eestlane, ma arvan, et keskmine eestlane see aasta ma ei ole Pärnus käinud. Täpselt see aasta, eelmine aasta. Palju sa käisid eelmine aasta Pärnus? Ei käinud. No ei käidki, et ma läksin panem Hiiumaale ja Haapsalusse, et minu see suvepealinna mõiste on nagu hajunud seal kadunud. Sa oled vanaks jäänud lihtsalt. Sa oled vanaks jäänud Martin lihtsalt. Sa unustad selle ära. Et Pärnu ei kao kaardi pealt kuhugi, et suve peal on kogu aeg. See on ka hinnad ikkagi. Ma tahangi öelda, et aga selge poolest Pärnus tehakse minu arust väga ägedaid projekte, siis ma olen. See plaan, et ostan omale sinna üürimiseks korteri ja hakkan suurt raha teenima, see on nagu läbi nagu seda. Ei, seda ma polegi mõelnud, ma lihtsalt tahan öelda, et üleüldises mõttes, et kas arendatakse mujal ka kui ainult Tallinnas, siis selge vastus on, et ikka minu arust arendatakse kõikides nagu normaalsetes Eesti linnades midagi ja on ka julgeid, kes teevad kuskil väga kaugel ja tegelikult müüvad väga edukalt. Kusjuures on üks huvitav teema, et pidevalt meil on ka mingid projektid portfellis pakkumises stiilis Tapa ja ma käisin väljasõidul
kui ma nüüd õigesti ütlen, oli see Paide või kuskil veel kaugem. Ühesõnaga seal ei olnud Võruga, seal ei olnud mingi 30 aastat umbes tehtud ühtegi arendust, on ju, kortermaja me räägime. Ja siis üks julge tegi, kuna tal oli endale vaja teada, et kuidas siis puust kortermaja nagu see, ja see ei ole lihtsalt puit, vaid siis see on see sama, millest Sossimäele tehti see kontorhoone tehti büroone, et see on see paneelpuit nii-öelda, ta on liimpuit, aga hästi tihe ja noh, nagu palgi, noh, ta on nagu ühesõnaga hästi hea töötlemismaterjal ehitamiseks, samas hästi kiire, et see ehitusaeg on nagu palju oluliselt kiirem. Igatahes see mõte läks mul laiali, aga ma tahtsin seda öelda, et tihti sihukestes väikestes kohtades juhtub see, et kui midagi head pakkumisse tuleb, siis tegelikult need projektid igas väikses kohas leidub inimesi, kes tahavad nagu paremas kohas elada. Lihtsalt kui keegi ei ehita, siis neil lihtsalt ei ole võimalust. Aga tegelikult väga paljud inimesed väikestes linnades käivad Tallinnas tööl või saavad sama palka, mis saadakse Tallinnas. Ja tegelikult nende ostuvõimekus on sama, aga lihtsalt nad ei koli Tallinnasse, et selleks, et Tallinnas on eluolu nagu parandada küll, aga pole lihtsalt nagu jah. Ja lihtsalt no kui sa lähed muidugi kuhugi täiesti suvalisse kohta, kus ei ole nagu linn, aga elu, siis on nagu suure riskiga, kui sa enamasti lähed kuhugi normaalsesse Eesti linna, võtame mingi Rakvere või väiksemad linnad või ei oska kohe niimoodi ei tule. Igatahes ütleme erinevatel põhjustel Tapal on nagu 3 kvartalit müügis, vaadatavus on üks võib-olla ütleme kõrge, nädalas ikkagi mingi 100-150 nagu statistika näitab, et 150 tutvumist kuulutusega. Aga üks huviline on käinud vaadanud 2 kvartalit üle ja me oleme nüüd hinda langetanud vist oktoobris saati niuke 49 000 pealt vist 35 000 peale. Ja mingid pakkumisi mitte midagi ei ole, ei tule. Aga vaadatavus on suur. See vaadatavus on üks suur trikk. Ma ei tea, mida inimesed vaatavad. Sul on mingi Nõmmel üks maja, hästi suur vaadatavus on. Need Kesklinna Liivalaia korter samuti mingi paari päevaga nagu selline massiivne number on seal, suur number. Et vaadatakse ja siis kirjutatakse e-maile, telefoninumbrit ei ole. Saab mingi vastuse nagu kirjutada, aga rohkem ei kuule nendest inimesest midagi. Et arutaks või tehke oma mingi hinna ettepanek või et kui oled nagu otsimus, siis tasub nagu kirjutada ja öelda, et ma oleks valmis ostma meile selle hinnaga. Tõenäoliselt päris sellega ei müüda, aga võib-olla leitakse ikkagi nagu kompromiss nagu. Jah, eks ta nii ongi. Näitab, et inimesed ootavad, et hinnad natuke langeks, et siis hakatakse rohkem nagu ühendust võtma. See vaatamisega on see, et seal ei tohis asja ajada, üks on vaatamine ja üks on klikkamine, et need on nii erinevad asjad. Ja kui sa vaatad klikkadi peale, siis sa avad selle kuulust. Jaa, aga mõnel portaalil on niimoodi, me oleme nii palju seda Kinnisvara 24 juhiga rääkinud, et igal portaalil natuke omamoodi, ma ei tea, mis portaali sa vaatad, on ju. Mõnel vaatamine tähendab seda, et kui tegelikult on see sinu kuulutus on seal lehel, kus parajasti on veel 20 kuulutust ja kui ta lihtsalt läbi scrollib selle niimoodi, et ta isegi näe seda esipilti, siis tegelikult see läheb vaatamist alla, süsteem registreerib selle niimoodi ära. Kuskil oli see kuulutuse avamine. Aga avamine, klikkamine on see, kusjuures ma võin julgelt öelda, mina ei vaata neid statistikaid, see ei anna meile põhimõtteliselt mitte midagi. Kõige olulisem on vaadata, kas telefon heliseb või tuleb sulle päringuid. Kui sa korteri müüki paned või kinnisvara müüki paned ja esimese 2-3 nädalaga ei tule sulle ühtegi päringut ega ühtegi kõne, siis on ilmselgelt hind on vale või midagi kuskil nagu on valesti. Midagi muud ei olegi valesti. Tavaliselt on hind, et see on nagu esmane. Et see tuleb kohe hakata nagu hinnaga, et kui te lähete sellise strateegiaga välja, et hakkan hinda langetama, siis tuleb endale nagu investeerideski paika panna selle, et stop loss nii-öelda, millal ma nagu muudan midagi või millal ma võtan raha välja või panen juurde. Sellepärast, et kui sa seda ei tee, siis sa hakkad sihukese emotsiooni pealt nagu tegutsema. See on lihtsalt, see ei tööta, see on nagu eksid ühel hetkel. Sul võib jopata, aga tegelikult sa eksid. Ja tegelikult sa peadki tegema lihtsalt väga lihtsa sihukese asja, et kui 3 nädalat keegi ei helista, järgmine hind on see tase, 2 kuu pärast on selle hinnatasemega lähen välja ja siis vaatan uuesti, et jälle nädal 2 ootad
noh, nädal on vähe, aga 2-3 nädalat vaatan ja kui hakkab näiteks päringuid tulema või keegi hakkab helistama, siis sa oled nagu jõudnud sellesse kohta, on ju, et kui sa lähed, noh, kui sa ei tea ise hinda täpselt ja sa kuidagi umbes naabri järgi panid ja nii edasi, sul peab olema strateegia, millal sa langetad hinda. Mina näiteks, kui ma teen tihti koostööd, ma kirjutan alati selle, et esimesed 3 nädalat võime vaadata, siis me helistame, fikseerime kokku, et me laseme hinda 5000 alla, et see hinnalangetus on ka oluline, vaata, ma olen sinuga seda korduvalt rääkinud, kõik maaklerid teavad seda, ma eeldan. Et see ei saa olla selline, et ma võtan ainult 1000 eurot alla, see pole mingi hinnalangetus, kui sa müüd 357 000 korterit. No kas 100 000-st? No 100 000-st, et see 1000 eurot ei mängi nagu rolli, et see peab olema ikkagi nagu protsentuaalselt jah, 3-5% võiks olla. Et on märgatavalt nagu tuntav, et hind muutus, et see, noh, ma olen näinud hinnalangetusi 327 000, nüüd on 326 000, no mis asja nagu, et sa, noh, ma ei oskagi seda midagi võrrelda, et see on nagu ikka norimine, et see ei toimi. Saab panna ju ka, et hind on langetatud ja siis ongi seal mingi paar tuhat võib-olla. Nii et kui ise ei oska, siis pigem alati küsige, et see on nagu hästi oluline, et nii on. Okei, võtame järgmise teema ja siis ma arvan tõmbame räppi kokku. Mis sina arvad, kas praegu on siis hea aeg osta või ei ole, et ikka, ma ei tea, mul turult kogu aeg küsitakse, et kas tasub täna siis osta või ei tasu, et vaadates üldse turgu kinnistuid näiteks, kinnistud on ka teema, mida me pole palju puudutanud võib-olla. Uusarenduste puhul muudkui ehitatakse juurde, maht on mingi 3000 korterit vist on, osad on, kolmandik on küll vist valmimas või pooled on ju, aga ikkagi ehitatakse juurde järjest, eks see ongi arendajate otsus, et võib-olla on täna siis nagu parem hind ehitada ja siis lihtsalt hoida nagu kas või tühjadena on ju, kui lihtsalt jätta ehitamata tänasel päeval nagu. Seda kindlasti jah. Ja ma ei tea, miks nad peaksid, täna tundub, et miks nad peaksid hindu avalikult vähendama, tehaksegi neid konkreetse kliendiga personaalselt kokkuleppeid nagu. Aga siis väga palju on nagu sellist järeltulu korterite, noh, ütleme siis vanemate korterite puhul, et ikka proovime seda kõrgemat hinda ja siis 1-2 pärast hakatakse siis hinda langetama, kuna huvilisi ei ole nagu. Ja huvilised vaatavad ja ikka satub seda mingi aja tagant, et et nüüd ma nägin seda korterit või maja, et see oli selles nüüd on selles hinnaklassis, mida ma otsisin nagu. Et ostjad ei pane ka mingit utoopilisi suuremaid hindu, kui nad on maailm maksta nagu. Jaa, ma olen nõus, et nad ei julge panna, selleks, et nad ei julge alla küsida. Ja nad ei tule kohtumisele, nad ei anna teada endast nii-öelda. No. Ei tulda nagu läbi rääkima nagu. Mul võib-olla kõige parem näide on see, et tihti polegi ammu sellist läbirääkimist olnud, et oli see maja müük on ju, või tulemas. Müüdud ta ei ole veel, tulemas. Notaris allkirja ei ole, aga väga tihti ostjad ei tee sihukest pakkumist, nad küsivad protsendiga alla, et nad ei ütle tavaliselt inimene, kui tuleb läbirääkimisi pidama, ta ütleb konkreetse summa, ma tahan 5000 alla saada või ma tahan 7000 või 3000 on ju. Aga nemad nagu arvutasid lihtsalt, et tegid protsendi nagu, mitte 1%, aga protsendis nagu tõid selle summa välja, et ma ise pidin arvutama selle välja. Ma tooks selle, et väga palju on ikkagi ostjatel see ka, et nad tulevad nagu vaatavad, neile võib-olla meeldib ei meeldi, aga küsitakse palju allahindlust saab, siis on. Jah, palju saab jah. Nii siis ei saagi alla midagi. Ei saa nagu päris konkreetselt sellisele asjale vastata, on ju. Küsid palju te nagu tahaksite allahindlust, mis summas või mis hinnaga te oleksite valmis ostma, mis see teie pakkumine on. Ei, ma ei tea, ma ei oska öelda, ma olen lihtsalt kuulnud, et saab allahindlust või peab kauplema või peab küsima nagu, et võib-olla natukene niimoodi välja tuua konkreetsemalt, et mul on ühe korteri puhul lihtsalt klient ütles, et mul ei ole rohkem raha, et kas te müüte või ei müü. No see on, kusjuures see ei toimi täna turu peal. Ma saan aru, aga see hinnaklass, mis ta pakkus, see oli vastu võetav meile. Ei aru saadav. Sellel puhul me oleksime selle hinnaga talle müünud ka, aga siis ta ütles, et seal on mingisugune veel mingi 3 tehnilist asja, mis nagu ei sobigi selle korteri puhul lõpuks. Et kusjuures see on hea point, ma toon ühe pointi ostjatele siin välja, et kui te olete osturollis ja teete siukse pakkumise, nagu mulle on tehtud korduvalt meili peale,
et minule ütles pank, et mina saan ainult 120 000 on ju, korter maksab näiteks 130, et minul rohkem raha pole, et noh, kui sellega müüte, siis ostan, see ei toimi täna nagu. Aga mõnel juhul see võib toimida ja ütledki, et okei, me oleme nõus selle aga müüma ja siis ostjad, ma vaatan veel tegelikult natuke ringi, tegelikult ei ole otsustanud. Tegelikult ei ole otsustanud, ehk siis tahangi öelda sellega, et tegelikult kui ta otseselt ise pakkumist ei tee, siis see on lihtsalt mingisugune suvaline jutt. Et see, et ta kirjutab, et minul rohkem raha pole, inimestel on alati 5000 eurot põhimõtteliselt rohkem raha, kui neile midagi väga-väga meeldib. Nad proovivad. Nad proovivad või leiavad mingi lahenduse või siis võtavad sõbra käest või midagi. Noh, läbimõtlemata nagu lihtsalt see, et kus teed juba pakkumise on ja siis ütled, et ai, ma tegelikult ei osta seda. No, see on nagu, see ei ole tore. Ja asi piiksub. Telefoni. Kuule, aga ma arvan, et me oleme täna piisavalt rääkinud igaks juhuks. Mul on isegi kõnesid hakanud tulema uute objektide peale, mis mul müüki on läinud, et tundub, et ostuvõilis on tegelikult ja see pae, mis on hind on 50 000, et ongi niisugune võib-olla madalam investeeringu summa, aga huvilisi oleks, kes tahaks seda osta, aga loomulikult seal on omad riskid. See näitab seda, et ostuvõilised otsivad ikkagi nagu mida osta. Marti, kas sa said ka tippmaakleriks? Sorry, ma segan vahele. Jaa, ma sain ka täna kinnisvara kv.ee tippmaakleriks uuesti. Tippmaakleriks 2025. Et me keegi ei tea, mille järgi seda, kus see piir jookseb. Me mõlemad oleme kinnisvara 24 tippmaaklerid ja kv.ee tippmaaklerid. Citis vist ei jagata seda. Citis ei ole vist, aga hästi lihtsalt minu jaoks on see naljakas sellepärast, et see on tore, et keegi kuskil mingi süsteem peab meeles, aga mõni ikkagi ei saa ka nagu. Ei, mõni ikka ei saa ka, jah. Aga lihtsalt me ei tea seda piiri, et huvitav oleks seda piiri teada. Andke teada meile, kus on need numbrid või millega peab nagu. Ja see on mingi number ette pandud, kust üle ja siis saabki. Et kas see on objektipõhine või see vaadatavuse järgi või noh. Me oleme statistikas, oleme seal joonest üle. Oleme joonest üle. Aga ma siis lõpetuseks räägin, juhul kui siin sooviti, et ma räägiks justkui Ridalamaa boksidest, siis neid meil ei ole, aga meil on paarismaja boksid, et eeldame, et see on see Ilvi. Et kui sa lähed Männide 14 maad krundid, siis sa leiad ka selle pakkumise üles. Tegemist on Sakus olevate kinnistutega, elamumaa kinnistutega, kõik on eraldi katastrid, 6 tükki neid on. Suurused on 1500 kuni 1700 ja ruutmeetrid siis. Ja see 175 000 on siis koos kõmmiga hind, et ja ühele kinnistule saab ehitada 2 nagu ühikut, mis tähendab, et siis ühe paaris maja. Et vasak ja parem või parem ja vasak. Ja mis seal veel oluline on see, et hinna sisse kuulub kõik need teed, kommunikatsioonid ja 10 amprit särtsu on ka olemas. Et see on ka nagu määrav, aga lihtsam on ise minna lugeda ja kogu see detail on nagu valmis, et tegelikult ootabki, et põhimõtteliselt on vaja ehitusluba taotleda ja hakata tegema. Et mul on siin toodud ka välja, et kinnistu lubatud täisehitus on 20%, 2 abihoonet kõrgusega 5 meetrit lausa ja see hoone ise võib olla 9 meetrit paarismaja ja tsentraalne vesi ja kanalisatsioon on ju, mis me mainisime. Ja seal on ka, see jääb selle Keila maantee või mis maantee see on seal? Tallinna ring. Tallinna ring on Jüri juures. Ei, sealt tahab ka Tallinna ring. Tallinna ringiks nimetatakse seda. Ühesõnaga sealt läheb see 4-realine maantee ka mööda. Ja seal on müratõkke ja seinad, et seda peab igaüks koha peal ise nagu otsustama, kas tal on see okei või mitte. Seal elavad ja on uusi maju, nii et mõne jaoks pole see üldse probleem. Et kui ma viimati seal käisin, siis minu arust oli seal täiesti okei, sa ei saa aru, päevamürast sa ei saa midagi aru. Et sa elaksid just kui selle lähedal. Aga mõnda võib see häirida ikkagist, et siis tasub vaadata, ise otsustada. Ja video on ka mul olemas pakkumistes, nii et seal ei ole veel lund, mis on tore, siis näeb tänavat ja näeb päriselt, et asfalt on maas ja nii edasi. Sinna saab koha peale ise ka Sinna saab koha peale minna, jah. Männi T14, minge vaadake järgi. Aga tõmbame siis kokku, et olge mõnusad ja tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Tšau. Tegusat aastat. Tšau. Tšau.